Nüüd jääme ilmselt huviga ootama seda, mis Harjumaalt tuleb seoses tõmbekeskustega, aga ma küll võib 3 korda arvata, et kus see tõmbekeskus Harjumaa jaoks on, kui see ülejäänud Eesti jaoks lausa samas kohas ei ole. Ilmselt me peame, ja loomulikult see vaade Stockholmist oli erakordselt huvitav selles mõttes, et üks mu küsimusi oli ka see, et mismoodi need linnaosad nüüd toimivad, siis kui me veel ei magunda neid eraldi osadeks, aga lähtune sellest, et Stockholm on üks linn, siis kohe see võrdluskoht Tallinnaga, kus halduskogudel ei ole enam mingisugust rolli ja inimesed ei saa aru, kuidas nad on valitud, nagu Tarmo Preimann ka siin osundas, küll aga on meil olemas mingisugused linnaosa valitsused, mis on siis komplekteeritud peamiselt erakondlikult vähemalt tippjuhtkond. Me saame ju väga selge vastuse, et see on asi täiesti vastupidi, et need on valitud rahvaesindajad, kes teevad sellel tasandil otsuseid ja seda täitevvõimu tasandil niisugusel juhul nagu üldse ei ole vaja. Kui me nüüd läheme selle peale, mida siin Tarmo Preimann ja Hendur Meerits välja pakkusid, et liikuda sellest haldusreformi liitumisloogikast Tallinnas vastupidi, mis kogu muu Eesti kontekstis võiks ju olla mõistlik, siis me jõuame muidugi sinna, et neil peavad olema omad valitsused, aga sellisel juhul ka otse valitud volikogu. Ma olen muide sellest halduskogude teemast rääkinud ka Vabariigi Valimiskomisjoni esindajatega ja nemad väidavad seda, et kuna tegemist on Tallinna linnavolikogu komisjonidega halduskogude näol, siis nemad kuidagimoodi ei saa sekkuda sellest, kuidas halduskogu valitakse ja nemad kahekordset protseduuri, mida ei ole seaduses ette nähtud, kuidagi läbi viia, aidata ei saa, et sellepärast ongi niisugune imelik süsteem, et Tallinn siis ise teeb järeldused selle kohta, kes sinna halduskokku satuvad ja kes mitte, aga valija ei saa tõukagi aru, mis toimub ja kahte sedelit ei ole. Aga ilmselt tuleb siin selles idealismis, mida me täna siin esindame, lahutada 2 tasandit, et üks, mis on tänase seadusandluse ja tänase Tallinna baasil lahendatav ja mis võiks olla võib-olla ka mingisugune üleskutse või lubadus kohalikeks valimisteks ja see kindlasti on Tallinna detsentraliseerimine. Kaasamine linnaosade asumiseltsid minu hinnangul on niisugune uksele koputav tugev nähtus. Nad ei ole valmis nagu võtma poliitilist vastutust ja ilmselt nad ei peagi päris sellisel parteipoliitilises mõistes seda tegema, aga nad annavad endast väga jõuliselt märku ja siin on tegemist niisuguse kohaliku identiteedi ilminguga. Ma arvan, et see Tallinna kaasamise aktsioon, kus siis lõpuks võetakse mittetulundusühingud kuhugi laua taha ja kuulatakse, mida nad ütlevad ja kirjutatakse positiivne programm, et see ühelt poolt on positiivne, aga teiselt poolt on see niisugune kampaanialik, lähtub praegusest antud hetkest ja võib-olla ei pea silmas niisugust pikaajalist perspektiivi, eriti linna puhul, kus ma näen seda, et täitevvõim järjest tugevneb, aga valitud võim nii halduskogude tasandil, kui tuleb veel kord selle juurde, et linnavolikogu ise on marginaliseerinud, hägustub, et see selliselt tasandilt vaadates võib-olla ei ole kõige siiram, aga mingeid detsentraliseerimise samme, halduskogudele täiendavate pädevuste andmise samme, ma arvan, saab teha siiski olemasolevas raamistikus. Aga see kaugem teise tasandi idealist tundub tõesti olevat see, et mõtleme selle regiooni peale tervikuna ja küsime, et kui erinevad on siis Viimsi ja Pirita. Et kas nad ei ole mitte juba ühe tasandi nähtused ja kas neid ei tuleks sellisena ka kohelda ja sellisena seadustada. Siin omaette küsimus muidugi tekib ja seda peab ilmselt eraldi läbi mõtlema, et kuivõrd niisugune pealinna regiooni tekitamine kogu muu halduskorraldusega kokku kõlab, et me ilmselt ei saa väga erinevaid haldussüsteeme Eestis ka tekitada. Ja võib-olla üks mõte veel, et kui me mõtleme sellest, et Tallinna linnaosadest eraldi omavalitsused
väga tugev selge identiteet, Pirita ja Nõmme, aga Kristiine identiteedi kohta ma ei oska mitte midagi öelda, sellepärast, et seal on teised linnad nii tihedalt ümber, et võib-olla annab kusagil midagi liita ja kokku panna, et kas just tingimata need samad 8. Aga ilmselt, ütleme sellise kaugema vaate idealismina ma seda Reimanni Meritsa seisukohta pigem jagaksin, aga siin on väga palju mõtlemist, et kuidas, nagu ütles Valdemar Pansula, kuidas seda lavastada.